Tahad, ma teen sulle ühe võlutriki. Näed neid kirjaklambereid siin laua peal. Ma suudan neid oma füüsiku aju mõttejõuga liigutada. Okei, see polnud päris maagia, vaid siin lauaplaadi all oli selline U-kujuline magnet, mida Kristo liigutas. Magnet tõmbas neid kirjaklambrid enda poole ja suudab seda teha isegi läbi selle lauaplaadi. Selliselt rauast esemeid mõjutavad kehasid nimetatakse püsimagnetiteks. Püsimagnet on püsivat magnetvälja omav keha. Enamasti on püsimagneti näol tegemist mõne raua või nikli sulamiga. Ja et aru saada, miks see magnet on, siis peame minema sügavale raua sisse aatomtasandile. Näed, need on elektronid, mida on rauasest väga palju, nii umbes 1 kilogrammis 10 astmes 26 tükki. Seda arvu on väga raske ette kujutada, seda on umbes 1 miljon korda rohkem kui liivaterasid kogu maakeral. Elektronid pöörlevad ümber oma telje. Füüsikud ütlevad, et neil on spin. Kui laenguga osakene, näiteks elektron liigub, pöörleb, siis mõjutavad nad kõiki teisi liikuvaid laetud kehasid ning seda mõju nimetataksegi magnetjõuks. Ja seda mõju, magnetjõudu, kannab ruumis edasi magnetväli. Sellistest jõuväljadest on sulle tuttava maa gravitatsiooniväli, mis kannab edasi maa raskusjõudu, mis mõjutab kõiki massiga kehasid. Umbes samamoodi mõjutab magnetväli kõiki kehasid, millel on samuti magnetväli. Okei, aga tagasi raua sisse. Osad neist elektronidest pöörlevad ühtemoodi ja moodustavad justkui saarekese, magneetilise domeeni. Selle domeeni ümber on kõigi nende elektronide pöörlemise poolt tekitatud ühine magnetväli. Ja kui nüüd ka kõrval olevad elektronide saared omavad samasugust magnetvälja ja nii näiteks kogu keha ulatuses, siis kõik need magnetväljad liituvad ja olemegi saanud püsimagneti. Kui püsimagnet lähendada näiteks nendele klambritele, siis hakkavad ka need klambrid käituma nagu magnetid, sest nende sees olevad elektronid hakkavad pöörlema samamoodi. Aga kui ma võtan magnet ära, siis pöörlevad jälle suvalises suunas ja nad ei ole magnetid. Täpselt samamoodi töötavad ka külmkapi magnetid, sest külmkapp ei ole tegelikult üks suur magnet, vaid magneetub ajutiselt, kui sellele külmkapi magnet väga lähedale panna. Seda kohta magnetil, kus on magneti mõju kõige suurem, nimetatakse magneti pooluseks. Kui ma võtan selle pulkmagneti ja panen sellele peale klaasplaadi, siis ma saan siia peale raputada rauapuru. Rauapuru magneetub ja võtab pulkmagneti magnetvälja suuna. Hästi on näha, et rauapuru on tihedamalt koos pooluste lähedal, mis on pulga otsas. Seal on magneti mõju kõige suurem ning pulga keskel rauapuru ei tõmbu. Seal on magneti mõju kõige väiksem. See väike nõel siin on ka püsimagnet ja tõesti, see tahab alati võtta siin laua peal kindla suuna. Isegi kui ma seda näpuga lükkan, siis võtab see alati tagasi sama suuna. Täpselt nagu see kompassi nõel, mis on samuti püsimagnet. Üks magnetpoolus pöördub maa põhja poole ja teine lõuna poole. Selle väikese magnetnõela poolus, mis on suunatud maa geograafilise põhjapooluse poole, nimetatakse magneti põhjapooluseks ja see poolus, mis on suunatud maa geograafilise lõunapooluse poole, magneti lõunapooluseks. Magnetid tahavad alati võtta magnetvälja suuna ja järelikult on maa ka magnet ja kompass võtab maa magnetvälja suuna. Kui ma proovin nende 2 magnetit põhjapoolust kokku lükata, siis ma jään täitsa hätta, sest need tõukuvad. Kui ma aga panen põhja ja lõunapooluse kokku, siis need lausa tõmbuvad kokku. Täpselt nagu elus ja armastuses. Vastandid tõmbuvad, aga sarnasused tõukuvad. Erinimelised poolused tõmbuvad üksteise poole ja samanimelised poolused tõukuvad. Kas ma just ütlesin, et magnetnõela põhjapoolus tõmbub maa põhjapooluse poole, aga siis, et erinimelised poolused tõmbuvad? Jah, ja nii ongi. Järelikult on maa geograafilise põhjapooluse lähedal hoopis maa magneetiline lõunapoolus ning maa geograafilise lõunapooluse lähedal hoopis magneetiline põhjapoolus.
kõige hullem on see, et maa magnetpooluste asukoht kogu aeg muutub ja maa eluaja jooksul on poolused mitmel korral oma asukohti vahetanud ja seda maa vedela ja väga tiheda tuuma tõttu. Maa magnetväli kaitseb meid kosmilise ja päikese kiirguse eest. Kui päikesed tulevad kiirgust on liiga palju, siis see mõjutab ja muudab maa magnetvälja. Seda nimetataksegi magnettormiks. Siis võime näha näiteks virmanisi, sest päikeselt tulev osakeste energia satub maa magnetvälja mõjule atmosfääri, eriti just pooluste läheduses ning reageerib seal atmosfääriga. Magnettormid võivad aga segada ka elektrivõrkude või satelliitide tööd. Kui maa magnetvälja poleks, siis ma ei saakski näiteks internetist neid nunnusid kassipilte vaadata. Aitäh, maa magnetväli! Magnetitel on alati paarisarv poolusid, tavaliselt 2, mis tähendab, et kui ma selle magneti pooleks teeksin, siis ma saaksin 2 magnetit, millel mõlemal on 2 poolust, mitte magneti, mis ongi üleni põhjapoolus. Kui ma päriselt selle magnettorni pooleks teen, siis mul ongi 2 magnetit, mille ühed pooled tõmbuvad ja teised pooled tõukuvad. Mõlemal on 2 poolust. Okei, võtame kokku. Püsimagnet on püsivat magnetvälja omav keha, mis mõjutab kõiki teisi kehasid, mis kas või ajutiselt omavad magnetvälja. Magnetitel on 2 poolust, kus magneti mõju on kõige suurem. Magnetite erinimelised poolused tõmbuvad ja samanimelised poolused tõukuvad. Maa on ka suur magnet. Maa geograafilise põhjapooluse lähedal on magneetiline lõunapoolus ja geograafilise lõunapooluse lähedal magneetiline põhjapoolus. Magneti poolust, mis pöördub põhja suunas, nimetatakse põhjapooluseks, teist poolust, mis pöördub lõuna suunas, aga nimetatakse lõunapooluseks. Küsimusi? Kui ei ole, siis tõmba voolu välja.